Äsja lõppes karikavõistluste teine poolfinaalmäng, kus Põlva Serviti, kes nautis koduväljaku eelist Mesikepa hallis, sai oma Lõuna-Eesti kangemast konkurendist Viljandi HC-st jagu. Ja vist ei ole Viljandi peatreeneri Marko Koksile põhjust pronksimängule jõudmise puhul õnne soovida, aga küsida tahaks ikka, et kas selline agressiivne kaitsesurve nagu Serviti poolt juba esimesel poolajal peale tuli, oli ka natuke üllatav ja lõi mänguplaani segi või millest see päris kindel allajäämine siis põhjustatud oli? Ma ei oska nüüd öelda, kas ta nende agressiivsest kaitsest oli või meiepoolsest kehvast algusest, et meil oli näha seda nagu finaali sellist kerget nagu raambipalavikku, et päris tükk aega läks aega enne, kui sellest jagu saime, selleks hetkeks oli juba seis vist 6-1 või 7-2 seal, et me ei saanud kaitses nagu oma asju pidama seal, väravat meile alguses nagu ei aitanud üldse meid. Meie visked jälle korjas Eston Varusk kõik ära, et sealt see vahe tuligi. Ma ei ütleks, et see Põlva nüüd kohutu agressiivsus oleks kaitses olnud, et pigem oli just see, et meie ei viskanud sisse, nemad viskasid sisse. Lõpuks me saime ikkagi 10-8 peale veel, sealt oli väga rumal meie poolt selline eksimus, mis andsime nagu selles mõttes jällegi neil selle initsiatiivi täiesti olematult ära, et lõpuks oli ikka ja teine poolega oli juba, oli kahjuks juba lihtsalt nagu vormistamine. Esimesel poolajal ka päris palju vähemuses mängimisteks ka oma rolli ikkagi selles kohtumises kujutas. No kindlasti, ma ei hakka selles mõttes nende tööd seal kritiseerima, et eks selle taha nagu see ei jäänud, aga ma arvan, et sinna sellesse mängu alguses jäi see teema. No teisel poolajal ikka mõned helgemad hetked tulid, kus saite vahe jälle selliseks lootust andvaks, aga siis läks jällegi käest ära. No meil on see aasta olnud selline probleem, et kui vahe lähebki natukene suuremaks käriseb, et siis me tahame seda hirmsti ruttu kohe hakata nagu tagasi tegema, siis ta vahe tihti juhtubki, et läheb see veel suuremaks. Homme ees ootamas pronksi kohtumine HC Tallasega, Tallas ei ole vast sugugi nii kõva pähkel, aga ega te mütsiga lööma ei lähe, 3. koha ikka saada sooviksite? No eks see ei ole see, mille pärast me siia tulime, jah, aga loomulikult, et nüüd on homme ega meil muud üle ei jää. Aga aitüma kohtumise eest ja soovime homseks mänguks edu. Aitäh! Nii, ja see oli siis jutt, mida rääkis Viljandi peatreener ning juba on siin tunduvalt rõõmsama näoga Kalmer Musting ka hakkamist täis, et saite siis nüüd oma esialgse tahtmise ehk koha finaalkohtumiseks pühapäeva õhtul. Servit ei ole päris mitu aastat karikat pea kohale tõsta saanud ja patuasi oleks seda nüüd koduseinte toetusel tegemata jätta, aga kõigepealt siis tänast mängust, et saite algul hästi minema ja Eston Varusk oli väravas kindel, et kas võib öelda, et selle pealt see edu tuligi? Jah, kindlasti oli üks see edu põhjuseid, samas ütleme, realiseerimine oli täna ka päris normaalne, eriti esimesel poolajal ja võib-olla ka selline teine aspekt, mis meid on viimased paar mängu kummitanud, on tehniline praak, et täna saime selle väga allhoitud, et esimesel poolajal 3 pallikaotust, teisel poolajal 5, et ma usun, et vastasel oli see tehniline praak oluliselt suurem, et see oli ka üks mõjuvaid põhjusi, aga kui oli selline turvaline edu, siis oli ka mitmel korral esimesel poolajal mängijad natukene kiirustasid otsustega, mindi sinna, ütleme, +4, +5 ikka veel kiiresse, et need on need kohad, kus tark meeskond ei torma. Seda sai kõvasti nagu noomitud ja mitte ainult noomitud, vaid mängijatele pähe taotud, et need riskid nagu maha võtta, et mängida kindla peale, aga kõik ei õnnestunud nii nagu vaja, aga lõpptulemus kindlasti jää. No senise hooaja jooksul olite siin koduliigades kaotuseta, aga umbes nädal või natuke rohkem tagasi tuli mõnevõrra üllatuslik allajäämine Viimsile, et kas sundis ka natuke rohkem jõudusid ja ütleme ka meeleolu mobiliseerima, et ei tuldaks siin liiga lihtsalt mängu võtma? Ja kindlasti ja ma arvan, et ka selle nädala mäng kolmapäevane Arukülaga näitas seda,
et meil oli võistkonnana keskendumisega probleeme ja täna sai nagu sellest toonitatud ja väikseid kahtlusi ka tekkis, ma ütlen ausalt, et kuna 2 mängu olid suhteliselt nadid olnud, nii tehnilise poole pealt kui ka realiseerimisega vastaste väravahtidega 1-1, siis ka enne tänast mängu olid endal sellised sisemised väiksed kõhklused olemas, aga täna suudeti nagu korralikule võistkonnale kohane päris normaalset esitust sooritada. No esimene poolfinaalmäng, kus vastamisi olid homne finaalipartner HC Kehra ja HC Tallas võib-olla nüüd ei andnud küll Kehra jõududest selget arusaama, aga kogenud treeneri pilk ikka üht kui teist hoomas, et kuidas Kehra seis tundub olevat praegusel hetkel? No tundub olevat hea ja eks täna andis neile kuna sellise 20 minutiga oli mäng nagu otsustatud, et siis andis neile ka sellise kerge päeva, ehk siis said sisse mängida ja said kõvasti jõudu hoida, et meil jäi täna kindlasti siia jõudu palju maha, siia väljakule, aga ega see ei ole põhjendus, et homme õhtul algab ikka kõik 0-0-st peale ja loodame, et arvukam pealtvaatajaskond tuleb homme just meie poolt meid toetama, et interneedusest välja tuleksid, rahvas välja tuleks sealt, et rohkem saali tuleks ja võib-olla see aitaks nagu lisamängijana meid natuke seda maha jäänud jõudusi, mis täna väljakule jäi, korvata. Aga aitüma ja head valmistumist homseks kohtumiseks. Aitäh! Need olid siis treenerite mängujärgsed jutud, homme Postimehe ülekanded taas nii pronksi kohtumisest kui ka finaalmatšist. Olge lainel!